kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige rollimängulikum saade siin selle mulla kavar. See on nagu mingi lipstiki reklaam. Ma üritangi meile uusi sponsorid saada, okay. Kui sa ei saanud aru. Aga sest täna me hakkame järjestama oma aegade parimaid rollimängijaid. Ja me ei mõtle siin muidugi midagi vallatut, vaid me mõtleme ikkagi NBAs mitmeid aastaid mänginud mehi, kes täitsid erinevates tiimides väga olulisi rolle ja eks iga ühel meist, kaasa arvatud Henril, keda meiega siin teist saadet järjest pole, oli oma siis parameetrit, mille järgi mängijad hinnati, kuid me 15 meest me lõpuks kokku ka saime. Enne veel, kui alustame, siis esiteks tänu Kuulbetile Lumiõravale ja loodame, et te kirjutate meile selle saate reaktsioonid kindlasti 6viga@gmail.com või kirjutate meie Facebooki chati, mis on väga aktiivne. Või kui te tunnete, et keegi ei pääsenud meie üldtabelisse, kes oleks pidanud seal kindlasti olema. Unustasime kellegi ära näiteks, et seda ikka aeg-ajalt juhtub, et nii Erkil kui ka teistel meestel. Aga meil on terve rida mehi, keda me seekord nimetame ära austusväärsete nimedena, sest on väga suur šanss, et me neid väga mitu aastat rohkem enam ei nimeta siin saates naljalt ja hakkame siis pihta, et esiteks need mehed, keda me kindlasti nimetame veel, aktiivsed rollimängijad, kes on praegu NBA-s, kes ikkagi said kusagile paberi peale, Erkil oli mitu paberit seekord. Kuigi pean tunnistama, et ei olnud nii põhjalik kui mu tavapärased listid, mis on nagu 100% õiged, siis täna ma arvan, et seal võib olla vähe vimkasid. No siiski sul oli füüsiline tõestus, et sa oled mõelnud oma peaga. Henri puhul on alati küsimus, et kas ta mõtles oma peaga või ta tegi selle chat GPT-ga, aga ma sain Henri käest kinnitus, et ta tegi seda oma peaga. Ja siis ma tegin igaks juhuks tšeki ühe asja kohta ja ma ikkagi kahtlen, et ta valetab. No klaarime selle Henriga mingi teine päev ära, aga aktiivsed mängijad, kes siis väärivad nimetamist, aga võib-olla liiga vara või siis polegi väärt seda. Michael Bridges, Anunoby, Derek White, Mike Conley, Dylan Brooks, Jordan Clarkson, Aaron Gordon, kes on tegelikult päris hea pakkumine ja Lou Dort. Kas sellest nüüd keegi sai nagu sinna top 15? Keegi ei saanud isegi punkte. Okay, selge. Ja mitte aktiivsed mängijad, kes ei saanud mitte ühtegi punkti. Doc Rivers, David West, Dale Davis, PJ Tucker, Bruce Bowen, AC Green, Trevor Ariza, Andre Miller, Mike Miller, Serge Ibaka, Mahorn Pistonsist, Sean Elliott ja Kenny Smith. Nüüd hakkame võtma nüüd mehed, kes said punkte, vähemalt ühe punkti. Ühe punkti on siis saanud ja nad on kuskil... Need on need minu viimased 5. Viimased 4. Ei, siin on õnneks kõik me oleme siin ikkagi pannud sellised nagu seenelisi. See peale 10. positsiooni, sealt võis viimane 5, kes tiimi saavad, need võid meil üsna erinevad, ma kujutan. Ma mõtlen, et need mehed, ma nimetan, on üldtabelis on kuskil 33. et meil see umbes 30... Vähemalt nad said hääli. Umbes 35 meest said hääli. Ühe punkti said siis Maxi Bogues, Charles Oakley, Erkil. Bogues olin mina. Oakley olin mina. Ja minu poolt sai ühe punkti siis Udonis Haslem. Sest ta on ikkagi... Sest Otto hindab lojaalsust. Lojaalsust pluss midagi see ikkagi näitab, et sa oled 6 aastat pingi peale, sa ei mängi ühtegi minuti põhimõtteliselt, aga sind ikkagi hoitakse seal. Midagi see näitab, et ma arvan, ta on mingi kultuuri nagu looja. Ja ta oli, kui ta veel mängis, oli ta täitsa korralik. Liiga palju. 2 punkti sai J.J. Barrea ja Sharunas Marchulionis Erkilt. 3 punkti Erkilt sai Rick Smits. 4 punkti Ardolt sai John Sally. Kes nüüd on päris hea filmirolli ka teinud. Just. Kusjuures Smits oli sul päris hea mõte. 5 punkti ühelt mehed, ehk siis Erkilt, sai Jason Terry, The Jet. Ja 2 mehed... Kenny The Jet Smith. Kenny sai 0. Kenny sai 0, aga Jason Terry hüüdnimi on Jet lihtsalt. Kenny Smith oli ka.
no seal, see oli chatist väga kaugel. Okei. Nimi ei riku meest. Ja 5 punkti, aga niimoodi, et 2 mehe punktides kokku, ehk siis Henri andis 1 ja mina andsin 4, sai ka Alex Caruso. 6 punkti sai siis nüüd Henrilt sai 6 punkti Boris Djov ja 2 mehelt sai punkte siis Henrilt 2 punkti ja Erkilt 4 punkti, Kyle Korver, nii et mõlemad mehed siis 6 punkti peal. Ottolt sai 7 punkti, aga tabelisse ei pääsenud Mark Jackson. 8 punkti sai Ardolt Jamal Crawford. Miks ei... Mis wrong with you? No kuule, Mark Jackson sama hästi, ma võin küsida, tüüp oli mitmed aastad parim sööt NBA-s. Ta oli nagu 6 mees 3 korda järjest. No jaa, aga see on sama, et Gobert on ka 4 korda defensive player of the year. Ta on All-Star mängul käinud. No ma saan... Meil reeglid ei tutvustanud. Õige, me oleks pidanud seda tegema kohe alguses. Me võtsime ainult mehi, kes on olnud All-Star mängul kuni 1 korra, mitte rohkem kui 1 korra, ehk siis Dennis Rodman, kes on 2 korda seal olnud, ei saanud tabelisse, ei saanud ka mitmed teised mehed ja me tegime ka vaikiva kokkuleppe, et me ei pane sinna tabelisse näiteks Manuel Ginobilit ja näiteks ka mingid Jamal Murraysid ja mehi, kes on tegelikult staarid, lihtsalt nad ei ole veel neid autosusid kätte saanud. Ja seal on näiteks, mis ma veel Iguodala on küll listis, ma natuke spoilin ära, vähemalt minul, aga teda ma panin nii raske südamega, sest kõik, kes on USA kas Dream tiimides või nendes, ma ei tahtnud nagu sealt võtta, aga ikkagi mõned. Rollimängija tähendab tegelikult midagi muud nagu. Et mul näiteks ei lähe peale see, et näiteks Rodmani ei saanud panna, sellepärast, et ta on ikkagi puhas rollimängija. Ei, ta on liiga suur staar selle jaoks. Aga tal on kindel roll välja. Aga see on hea debatt, sellepärast, et nagu mina väidan, ja sa ei pea nõustuma, ongi hea, et tekib debatt, mina väidan, et Rodmani, ma mõistan, miks sa nimetad rollimängiks, aga kurat, ta oli kaitse superstar. Ta oli kaitse superstar. Mitte ainult kaitse, ta oli lihtsalt superstar. Ja ta ei olnud ainult lauamees, ta oli ikkagi pagana hea kaitse. Ei no jaa, aga see ongi tema nist. Lauameheks ta sai alles siis, kui ta juba oli kaitses, põhimõtteliselt kõik, keda tahtis maha võtta, ära võtnud. Et nagu, ma saan aru, et temast sai nagu lõpuks nagu kõik aegade parim lauakunn enam-vähem ja Ben Wallace oli ka mõningal määral nagu samas kategoorias isegi. Nagu ongi lauamees, kes blokib kõik visked ära, aga ei too kunagi punkte. Aga seal ongi, siis on nagu küsimus, et miks siis Jamal Crawford ei või olla seal kellegi eespool. Vend oli esimene, kes sai siis 3 korda 6. mehe auhinna. Mina ei pannud teda parimate rollimängijate hulka sellepärast, et mina hakkasin võtma selle järgi, kas see mees tegi oma tiimi ja tiimikaaslased nagu paremaks või nagu kas ta oli treenerile hea, kas ta oli GM-ile ja ma mõtlesin, et nagu see tüüp teeb punkte, aga mitte kunagi ma ei tundnud, et tiim nagu tema punktide tõttu on oluliselt parem tiim, kui teda ei oleks. Ma lihtsalt kunagi ei tundnud seda efekti. Nagu Lou Williamsi puhul tegelikult sa tundsid seda. Natukene rohkem. Aga Crawfordil oli see, et ta oli tõesti nagu... Ma arvan, et mind spoilis ära ka see pikk aeg, mis ta veetis seal Doc Riversiga Clippersis, kus ma mõtlesin, nagu mis selle venna kasutegur on, et ta kõik, mis ta teeb ründes, ta teeb kaitses, annab kõik järele, et ma ei saanud kunagi aru sellest. Okei, lähme edasi. 9 punkti sai siis sai Erkilt Hedo Türkoglu, kes ei saanud top 15. Väga vale, juba list. Ja Ardolt Lou Williams. Okei, sellest ma võib-olla veel saan aru. Ei saa aru, selles mõttes, et kurat, kui te vaatasite neid Clippersi... Ta ei ole kuhugi vedanud oma tiimi. Minu mees vedas Magicu finaali. Võtke välja. Jaa, aga Lou Williamsiga, kui sa ütlesid see paremaks, meeskond oli plussis alati, kui ta väljakul oli. Jaa, sest tema roll oligi see tulla pingilt ja... Aga äkki need 15 mees, kes seal lõpuks said, äkki nemad on veel paremad. Hoiame pöödlad. Nüüd on mehed, kes... Ütleme nüüd, et päris palju mainimisi pidi saama selleks, et üldse sinna 15 saada. 10 punkti ja esimestena jäid välja 3 meest ja ma arvan, et tegelikult mul on isegi kahju, nad jäid välja, sest kõik väärivad sealt sees olemist. 10 punkti see Ardo John Starks.
Teil kellelgi olnud seda? Ei, mitte kellegi on John Starks. Ma korraks mõtlesin, aga... Ma mõtlesin ka. Aga ma jätsin ta välja sellepärast, et... Oi, jumal, mehed, noh. Nii, kes veel 10 mis teil viga on? Kukkusite hommikul. Me lupasime, et me arutame pikalt neid mehi, kes jäid välja. Aga me võime arutada natukene. Danny Green sai Henrilt 10 punkti ja Lamar Odom sai Erkilt 10 punkti. Ehk siis need 3 meest jäid esimeste joone alla, noh, võtame siis ette nagu ükshaaval. Odomi pärast ma ei ole isegi nii pahane kui Türko Kluu pärast, sest et Odom oli seal USA koondises number 14 ja mängis, aga mul oli Odom oli paberil, selles mõttes, et ta oli nagu, noh, tal oli asju, et seda 15 hulka panna, miks ta ei pannud, on see karjääri lühikeseks. Ei olnud lühike. 2001 valiti liigasse, 11 oli põhimõtteliselt liigast väljas enam. 10 aastat soliidne. Okei, tunnistage ausalt üles, et teil läks John Starks meelest ära. Ei läinud meelest ära, mis ta arvan, et John Starks oli liiga... Kas ta oli sul paberi peal? Ta oli paberi peal, ta oli ülbe. No, aga that was cool, nagu see, mis tema võitlused asjad, sel ajal liiga oligi ülbe. Jah. Aga noh ja okei, loodame, et need 15, kes listi said, et seal on veel Danny Green pole Buffi kalasärki, ei sinu ega minu listist AI on teinud meil selle kurat seal ei ole, mina tegin ise kõik tegin. AI list on see, mis siin kokku pandi okei, kohe vaatame. No Danny Green, kes siis Henrit sai 10 punkti, ma arvan, et tema on ka ikkagi NBA meister ja kõva rollimängija. Nii 15. kohta jagavad, 15-16, 12 punkti. Henry 4. koht ja Otto 4. koht, kes ühesõnaga 2 eri meest, kes mõlemad said 4. koha punktid. Henryl oli 4. kohal Derek Harper. Dallas Mavericksi pikaaegne mängujuht. Ta ajas vist Ron Harperiga sassi. Kurat, ta tegigi AI-ga see Derek Harper, see mängis Mavericks, ta on söödutabelis, kõigi aegade söödutabelis on ta seal päris kõrgel. Nüüd on mööda mindud, aga 90ndate lõpus oli ta seal top 10 söötjatest see on ja selge ta mängis New York Knicksis ka veel. Aga miks ma ütlen, et Henry ei teinud, tal oli Derek Harper ja Ron Harper. Tal oli mõlemad Harperid. Okei, ja varsti tuleb Charlie Harper. Aga Raino, vaatasin Derek Harperit natukene karjääri läbi selle peale, et miks ta Henry ta nii kõrgele pani. Ta oli korralik. Ta oli mitte aasta play-offis, tegi seal korralikke mehe tegusid, ei saa öelda, et ta oli selles Müürsepa Mavericksis põhiplaymaker. Võib-olla sellepärast Henry panigi ja mina panin 4. kohale ka Derek Harper. Ei, ma panin mehe, kes ei olnud teil mitte kuskil paverite peal ega mitte kuskil ühe korra olnud All-Star, aga ta oli dünastia täiesti lahutamatu kriitiline osa. No samamoodi nagu üks mees, kes on natuke kõrgemal. Prince. Ei, Danny Ainge. Danny Ainge oli winner, ta oli winner igas kohas, kui ta läks, ta valiti isegi pesapallist, ta sai profilepingu pesapallist ja ta tegi Kossus sama, ta oli Boston Celticsi dünastia, väga kindel mees. Minul on vabanduse põhjendus. Portlandist oli ta vedas Portlandi finaali ja ta oli seal selle Porteriga moodustasid tagaliini, aga mul on sellel Danny Ainge'ile ja Michael Cooperile, mul on hea põhjendus, et kuna Ei kurat, ühe korra oli All-Star ainult. No igal juhul mina panin need mängijad, keda ma ise oma silmaga nägin mängimas. No see on okei valik, ma ei mõista seda loogikat hukka, lihtsalt Danny Ainge minu jaoks ta oli nagu, tüüp was a winner. Ta oli igas kohta, kui ta läks, ta oli winner. Ja ta oli, tegi välja arvatud Utah Jazzi peame. Jah, ma olen nõus sellega. Aga seal ta on ka häid, nagu sellest lõttes, oma tööd ta teeb seal ka ikkagi tipptasemel. 12 punkti, aga ta sai 2 inimeselt hääli, mis tõttu ma panin ta kõrgemale. Ma tegin viigi lahutaga niimoodi, et esimene viigi lahuta oli see, et rohkem inimesed sai hääli ja siis see, kes on kõrgemal. Ja 14. koht, Tayshaun Prince, kes siis Sipralt sai koguni 7 punkti ja mult sai 5 punkti ja väga lihtne, ta iga tiim, kus ta oli, ja ta on Memphise kõrval ainult 2 tiimis oligi enam-vähem, siis ta tegi selle tiimi kohe kindlalt paremaks, palju paremaks. Jah. Ja ta oli ka olümpiakoondises, kurat. Ta oli olümpiakoondises, sinna ei valita päris igat meest. Nii, 13. Ka 12 punkte, aga ta sai 3 mehelt hääli. Michael Cooper. Mina ei andnud.
Mina andsin 3 punkti, Ardo andis 5 punkti ja Sipra andis 4 punkti. Kõik said andsid Cooperile punkte. Samamoodi nagu Danny Ainge, üks dünastia liige, aga see rohkem tiitleid ja oli ka aasta parim kaitsemängija ja oli Ja teine asi ta oli movie filmi sees ka, nii et. Ja. Nii, 12. koht ainuke tegevmängija ja ega ta ei oleks siin olnud, kui mina ei oleks tal andnud 3. kohe punkte. Ja 3. kohale ma panin, sest iga tiim, kus ta on järsku kohe, kui ta seal on, siis hoobilt tõuseb NBA top 3, top 2 lauatiimiks. Steven Adams. Ja kõik tiimid, kus ta on olnud, kõik ütlevad, et kurat, see on parim tiimikaaslane, kes on olnud, ta on alati niisugune ülirahulik, võtab kõik pingid maha, läheb mulli, ütleb, et kuulge, see ei ole mingi Süüria siin, kus me oleme, võtame rahulikult. No ei olegi. Ja ma arvan, et kui Adams on perfektne tiim, ja alati, kui ta läheb tiimist ära, kui ta läks Oklahomast ära, läks Memphisest ära ja praegu on nagu Rocket, siis kõik need tiimid, kus ta on lahkunud, kohe langevad nagu selles asjas nagu liiga põhja põhimõtteliselt selles lauavõitluses. Et tal on nagu üli selge, et kohe kui ta läheb, see meeskond läheb puff tippu. Nii, ja 12. kohal ei, 13. oli 14. Prince, 13. Cooper, 12. Adams ja esimesena jääb esikümnest välja 14 punktiga, ehk siis väga napilt, sest 10. koht on 15 punkti ja 9. on 16, nii et väga napid vahed. Esimesena jääb esikümnest välja Steve Kerr, kes on minu arvates kõige nõrgema tasemega mängija sellest top 15 tegelikult, ütlen ausalt. Nagu mängija ma olen nõus need, kes näiteks päris Prince, välja jäid või isegi need, kes temast tagapool on, need on tegelikult paremad rollimängijad ja ka oma selles rollis paremad, mis iganes seda rolli neil ka. Aga miks Steve Kerr on sees, on siis see, et Henry Sipra andis talle väga kõrged, mis ta pani ta 5. AI tegi ka seda. Ja Ardo andis talle ka punkte. Ardo andis talle 13. koha punkti. Mina andsin talle 20. koha punktid. Ja, aga Henry tõttu suuresti on see Steve Kerr siin esikümne piirimail ja hea, et on esikümnest väljast, siis kui tahaks esikümnest sees, ma mõtleks, siis oleks Longley Ball 2. Siis läheks ainult Chicago Bulls esikümnest põhimõtteliselt. Aga okei, ma natuke juba rikkusin ära, lähme siis 10. koha juurde. 10. koht ainult ühe mehe tõttu, kes andis talle esimese koha punktid. Tal on võimalus seda tõestada, sest Ardo ja Otto ja Henry Sipra kõik otsustasid panna oma patriotismi mängu ja ei pannud teda nimme oma tabelisse, aga Erki pani ta esimesele kohale. Muidugi. Andrei Kirilenko. Ma arvan, et siin ei ole mitte midagi vaja seletada, lähme edasi. Ei taha. Ei no, kui sul on nii pikk karjäär ja siin ta on ainult ühe korra valitud All-Stariks ja tegelikult NBA blokkide liider, kus on ära mängida. Mitte ainult blokkide liider, ta mängib. Kuule, kui sa vead oma kurdi sibulate koondise ka olümpial pronksile, siis see annab talle Euroopa vist kullale. Seda ka. Kirilenko on unikaalne mängija, kui ta praegu oleks liigas, tal ei oleks ainult üks All-Star nominatsioon ja selles suhtes, et kõik see muu, see, et tal seal kupli all ja seal Vene korvpalliliidus või föderatsioonis need asjad ei toimi, see jätame kõrvale. Mängijana parim rollimängija. Ta vist on üks vähesed, kes tema järgi sai tuttavaks see 5x5, et nagu vahetlike plokid, söödud lauad, punktid, et peab olema vähemalt 5 ja tema ja Hakim on vist mõned vähesed. Ma võtsin nagu selle järgi, et kui mina olen meeskonna omanik või peatreener või manager või mis iganes, siis selle mehe ma valiksin. Kui lihtne sul oli teda esimeseks panna? Kas ta oli pikapuuga esimene? Ei olnud. Tegelikult oli niimoodi, et ära järgmisi ütle. Mul see ma mõtlesin seal, ma keerutasin 3 nime vahel tegelikult, aga siis kuna Kirilenko saab päris palju kriitikat ja ta tegelikult oma lilli ei olegi kunagi kätte saanud, eriti just sealpool ookeani, seal temast ei arvata nagu see mitte midagi, ei teatagi, et selline mängija, ainult tema head vinget hüüdnime võib-olla mäletatakse, aga legendaarne mängumees tänapäevane korvpallur. No taseme poolest ma arvan, et see on okei, et Kirilenko on siin top 10. Taseme poolest ta on kahtlemata siin nii mõneski mees, kes on temast eespool, on ta parem mängija. Minul puhul on alati see, kuigi Kirilenko kahtlemata tegi Utah Jazzi palju paremaks meeskonnaks,
see 2004 Jazz oli tegelikult 2008 Jazz, mis läks lääne finaali lõpuks isegi. 2004 mängisid nad selle ka, kas lääne, nad jõudsid ka kaugele, see Okur ja see oli no see oligi Teron Williams, Okur, Kirilenko, see Puuser ja see sai 2008 lääne finaali, aga seal oli Warriors abi ka muidugi, aga jah, ma arvan, et Kirilenko on esikümnes väga loogiline valik, lihtsalt ongi puhtalt rahvusluse tõttu, mida mul on ka imelik nagu justkui öelda mingi liberaalina, siis nagu ma ei suutnud panna seda Kirilenkot sisse. Ma lihtsalt ei suutnud. Las ta olla praegu, lähme siis 9. koha juurde. 16 punkti, järjekordne Chicago Bullsi mees, kes sai siis punkti, ma vaatan kellelt, kas Sipralt, jah, Sipra ja Erki, mõlemad andsid 8 punkti, Ardo Otto jätsid välja selle mehe üldse oma 15. Horace Grant. Okei, ma Henry eest ei saa rääkida, aga mul on väga lihtne selgitus. Igal pool, kus ta läks, võitis, jätame selle Magicu perioodi kõrvale. Seal ka võitis tegelikult. No jaa, aga nad sõrmust ei saanud. Aga jaa, tulemus oli ikka. Ja, ta on igas võistkonnas täitnud tähtsat rolli ja Kirsiks Tordil oligi see Lakersi esimeses tiitlivõitus mängis ta väga-väga suurt rolli. Teine asi, ma igaks juhuks ütlen, et 2 tundi enne saate salvestust mul järsku tuli pähe, et ma unustasin Horace Granti ära. Mina ütleks Horace Granti nagu, isegi mitte kaitseks, vaid kiituseks ikkagi seda, et ta on ikka veidralt unustatud mees sellest Bullsi loost, ma ütleks mingitel põhjustel, ta oli isegi Last Dance'is, vaid seda dokumentaalist teda väga ei olnud. Oli ikka. Oli. Ja, aga arvestades, et sa oled esimese triipidi ja kolmas arhitekt, siis ilmselgelt jälle, miks minu lõi ta seal tabelis jälle, see vend ei saa, läheb sinna nagu Kirilenkogi, et ta oli all-star, kas ühe korra oli kindlasti, võib-olla oli vist... Ta oli ühe korra. Aga tegelikult ta mängis selles all-star levelil hooaegasid, oli tal ikkagi 6-7 ja Orlandos oli ka tegelikult. Orlandos oli see, et ta oli ka liiga üks kaljamaid mängijaid Orlando hetkel. No ta oli ka, tegi prillid jälle lahedaks, ma ütleksin seda veel, ja no kui ma vaatan ka nagu play-offi, mis ta on teinud tegelikult, võimas mees ikkagi, eriti kui ta oli Chicagos 94, kus ta võttis siis teise viiuli rolli endale, kui Pippeniga koos lammutati. Aga lähme võib-olla siit ka edasi, sest meil on kindlasti tahame rohkem rääkida võib-olla esiviisikumestega üht-teist. Nüüd tuleb väike hüpe. Kas nüüd on esimene, kes sai kõigilt 4 punkte? See on hea küsimus, vist Sipra ei andnud järgmisele mehele punkte. Aga need mehed hakkavad järjest tulema. 8. koht ja 23 punkti, siis nagu selgelt 9. kohast eespool ja üldse sellest mudrust, kes seal kõik olid koos 10-16 punkti. Ma võin öelda seda, siis annan teile vihjed ka, las ma teeme väike arvamismängu ka ikkagi. Mees on käinud viimase siis, mis ta nüüd on, 18 aasta sees olümpial ära USA koondisega, võitnud tiitli ühe kõige ikoonilisema NBA meistritiimiga. Terri. Kaitselukk ja ankur. Tyson Chandler. Just. Ardolt sai siis Tyson Chandler 9. kohaks 7 punkti. Ottolt sai Tyson Chandler koguni, mis tal siin on mul, 7. kohti. Panin mina Tyson Chandleri. Ja ka Erki pani sarnaselt Ardoga Tyson Chandleri 9. kohale. Nii et Otto, Ardo ja Erki kõik mingil määral, kes rohkem, kes natukene vähem hindavad Tyson Chandlerit. Sama lähestikku. Aga Sipra vist unustas ära võib-olla. Aga ma ütleksin, et tema oli ideaalne tiimikaaslane. Et alati see kaitses mehe peale loota, lauda võttis nagu loom, ta oli... Ja head katted. Head katted ja kusjuures üks suurimaid nagu what if, millest väga ei räägita, on siis see, et Tyson Chandler oli üli lähedal ju Oklahomaga liitumisele aastal 2010 või? Naljakas oli see, et 2010. Puls ta ju tegelikult valis, ta tuli suurte lootustega, siis korraks kadus ära ja ta tegi omad asjad kogu aeg ära, aga tal nagu siukest nagu, olümpiakoondises sai, aga tegelikult me ei räägi temast kui super. Teine oluline moment on ka see, et ta siiani koolitab tsentreid, et jah,
ja peaaegu igasse kohta, kus ta läheb, on ikkagi tiim läks paremaks kohe, kindlasti Londonis seda kulla Ameerika koondisega, ta sai ka Türgis MM-il kulla Ameerika koondisega, nii et mees on käinud ka turniiridel ära ja ma ütleksin Tysoni kohta veel ka seda, et ma ikkagi ei taha seda nagu what if'i kohe ette rahuda, et 2010 oli ta peaaegu tulemas ja siis Oklahoma arstid ütlesid, et noh, midagi on selle mehe sellega viltu, on ju, et ärme toome selle Perkins hoopis, on ju, Kendrick Perkinsi Bostonist ja Tyson Chandler läks selle asemel Dallas Mavericksi. Ja mõtle, kui suur nagu liblika löök, et me ei tea, nagu, mis oleks võinud saada, kui... Ja 2012 oli OKC finaalis. No jah, aga nagu 11, Chandler ja Perkinsit sa ei pane nagu, sorry, üks mees on, oli põhjusega parim kaitsemäng ja teine, mis ei olnud seal. Teine, jah, aga seal oli see, et osades ma vaatasin igaks juhuks ka mingeid tabeleid, mis on teised koostanud, eks ole, rollimängid, siis seal on Perkins sees. Mul ei olnud, ma ütlen kohe ära. Mul ka ei olnud. Ma ei saanud, ma panin 20 nime sinna listi ja kui ma oleks järgmised 20 pannud, ma seal ei oleks ka mul oli Paako enne sees kui Perkins. No brainer. Aga lähme siit vaikselt edasi, igatahes Tyson Chandler 8. koht meie rollimängide tabelis. Väga auväärne koht. Ja ongi 9. ja 7. vahepeal, väga õige koht. Nii, 7. koht 26 punkti ja ma ütlen lihtsalt, et 6. koht on 27 ja 5. koht on 28, nii et väga napid vahed. Järjekordne Chicago Bullsi mees, kuigi ta on mänginud ka mujal. Ron Harper. Ja tema nüüd sai punkte kõigilt peale Otto, kes jättis Ron Harperi üldse ootuks välja. Ta oli mul küll paberi peal, aga ta 15 hulkas ikkagi ei mahtunud. Aga Ardo pani ta koguni näiteks 5. kohale. Sipra pani Ron Harperi 7. kohale ja Erki pani 10. kohale. Ja, aga siis ta ongi seal keskel praegu, nii et kõik on väga hästi. Ja, aga ma olen ka rahul, sest et... Natuke põhjendage ka. Aga ta oli ju põhimängu juht, selles mõttes, et... Ei no see kõik mis temast parima rollimängist mängujuhi teeb? Isetus. Ei, mina ütlen ära selle, et arvestades millised vigastused, ta on sellest halvast 86. aasta draftist, millised vigastused, milline plahvatuslikkuse kaotus, ühesõnaga ta pidi kogu oma selle mängu ümber kohandama. Aga Sean Livingston natukene? Põhimõtteliselt Livingston enne Livingstoni ja ainuke vahe oli selles, et seal Clippersis ja Clevelandis ta oli nagu, ta oli tegija. Aga need olid prügi, ei olnud hea tiim. Cleveland tegelikult oli hea tiim toona. Mul oli vist Ron Harperiga see mingi kahvel enda peas, et mulle tundus alati kuidagi natuke liiga hea mängija, aga mul on sama teema mõne mehega siin veel, kes on siin eespool isegi Ron Harperist, et mulle tundus alati nagu, ta ei ole nagu rolli mängija, ta on ikkagi paldab palli, ta teeb nagu seda tegelikult. Ja, ta oligi ju mängujuht, Ja siis nagu mul oligi kuidagi ta raske nagu mingi vaimselt panna, et ta ei olnud mingi niisugune, ta tegi mitut asja korraga, ta ei olnud nagu ühe rolli mees. Ta oli ka oma karjääri alguses, oli ta nagu ühes rollis, ehk siis... No siin oli mehi veel muidugi. Ja hilises faasis, ja Harperit, mina panin 10. ta sellepärast jälle tuleb see Lakers 2001. Esimene... Aga lähme järgmise koha juurde. Esimese näeb siis esiviisikust välja 27 punktiga. No ütlen ainult ühe vihje, mis on küllap liigagi lihtne vihje. Aga 0,3 sekundit. Fisher. Jah. 0,4 vist oli. Jah. No ühesõnaga mees, kes oli peaaegu kogu oma karjääri Lakersist lõpus hakkas nagu reisima. Ja kelle kohta Kobe Bryant on öelnud, et läbi aegade parim tiimikaaslane, kes meil on kunagi olnud. Kui sa veedad taga peaaegu 20 hooaega koos, siis sa ei saagi midagi muud öelda. Sama aasta draft tulid. Hea anekdoot on see, et kui Fisher lõpuks lahkus Lakersist ja ka Kobe jäi, vaata. Siis... see oli ka ainult üks hooaeg varem. No jah, aga või siis kui Fisher oli parasti vigane, siis Kobe oli nagu niivõrd, tal oli keel juba, oli mõte nii harjunud, et alati on Fish kohal, sest alati kui ta nägi mingit tüüpi, kes ei ole, siis ta ütles nagu, hei Fish, tule siia. Ta nagu, mul on suva, mis su nimi on, Fish, tule siia. Tule kuule mind ära. Et sina ole mängu, sina teed praegu Fisherit. Aga miks ütleme siis ära ka, et Ardo pani Fisheri 4. Otto pani Fisheri ka sisse 14. küll, sest ma arvan, Fisheri nagu tasemängijana ei olnud niivõrd hea. Henri Sipra on Ardo paadis, pani Fisheri 3.
koguni. Ja Erki oli see mees, kes jättis siis Fischeri välja. Fischer oli mu seal 16 koht või 17 koht. Ja eks siis seal, kus ta peabki olema. Aga ütlen päris suure kärd, et kui mina ja sina ikkagi jätsin ta sinna esivieliskonna nagu lõpupoole, siis Ardo ja Henri ikkagi panid ta ikkagi sinna kõrge. Miks ta panid 3. kohale? Neljandale, vabandust. Okay. Me otsisime rollimängijat ja ta oligi Kobe rollimängija ja Kobe kõige suurem rollimängija tegelikult. Sort of, me jõuame nendeni veel siin midagi veel, nipet-näpet, aga läbi aegada nagu mine loe sõrmused kokku ja kus need tulid, eks ole, ta tuligi selle pealt, et tema pani pikku. Aga ma ikkagi, miks? Ta ei olnud superstar, ta ei olnud mitte midagi, ta oligi freaking rolli selles valguses on natuke list on lappes, sest et kui mõelda, et Michael Cooper ei saanud meil 15 ja siis minul oli Michael Cooper palun väga Kerr on kuskil seal ja siis tuleb Fischer ja siis ei, no mul on ei, no mul on sinu loogika järgi kõik õigesti, mul on Steve Kerr 13, Cooper 11. Selles suhtes ma olen Fischeriga nõus, ta oli mul ka seal, ta oligi kas 16 esimene, kes välja ei no ütlen, et Fischer oli mul ennem kui Starks. Ma lasin AI-ga teha pilte ka neist meestest, kes said lõpuks top 5 ja siis nagu ma tundsin, et mingi mängujuht on sellest viisikust puud, et tegelikult nagu Fischer sobiks sinna päris hästi selle satsi mängujuhiks, kes seal lõpuks kokku tuli see viisik. Aga jah, mul oligi see, et ta oli mineks nagu Lakersi Steve Kerr, nagu ta oli palju parem kaitsja, ta oli ei, no seal on täitsa teine ülesanne. No ülesanne ka. Mänguliselt parem mängija ka, Fischer oli kindlasti parem mängija. Jah, olen nõus. Pigem oli lihtsalt see, et kui ma vaatan nagu, kes nagu, mis ülesandad siin nagu teistel meestel, kes on top 5 on ja no isegi mõned, kes on tagapool, siis mõned mehed sealt, kas Türkoglu, ma ütleksin, no oli nagu ma ei saa aru, kus kivi all elata või? Okay. Jah, esiviisikus suuresti tänu minule ja Henrile, kes me panime ta teisele kohale. Nii, 4. kohal siis või? Ta on 5. kohal, 28 punkti. 5. See oli praegu 6. No nüüd tulebki top 5. Ja Nappelt siis sai 5. tänu Siprale ja Ottole, kes siis tõesti panitati selle mehe teiseks kohaks. Shane Battier ja ma arvan, mina pean sen põhjendama ära, sest Henrit siin ei ole ja ma tõesti arvan, et modernses kossus ehk siis me räägime sellest nagu pace and space, nagu, mis meil on juba pikemat aega olnud. Et mis tegelikult algas juba nullindate teises pooles mingit pidi. On Shane Battier üks kõige alahinnatumad mehi üldse selle mängustiili nagu võtmelülina, ta on nagu paljude poolt nimetatud nagu perfektseks nagu glue guy'ks, eks liimiks, mis teeb kogu meeskonna kokku ühtseks tervikuks ja ma arvan, et see on nagu õige määratus, et ta on üks aegade parimaid nagu liimijaid ja siis ta tõesti tegi kõike, ta söötis, ta kaitses, ta oli nõus täitma iga positsiooni kui seal platsi peal, ta oli väga hea üks-ühele kaitse, meeskondlik kaitse, tegi kõike, mida oli vaja teha ja mind just Shane Battieri puhul, ma ei saa see, et selle mehel oli täiesti suva statsidest. Täiesti suva, mis statsi ta kirja saab. Memphises ikkagi tegi statsi ka. No natukene tegi, aga ja ta oli tegelikult, ta oli kõrget rahtpikk ka. Ta oli see mees. Ja väga heast ülikoolist. Ta oli see mees, kelle mõju sa ei näinud boxscore, sa pidid nägema seda mängu, et aru saada, mis mõju tal on. Aga nagu Shane Battieri puhul ma ütleksin, et minu silmad avast Daryl Morey, kes ütles, et nagu kui ta sai esimest korda tööle, aastal 2008 Houston Rocketsi manager'iks, siis ta ütles, et esimene asi, mis ma tegin, ma nagu algeliste mingi algoritmi andmebaasidega, mis mul olid, et pani tööle ja vaatas, et kuule, kes on see mängija, keda põhimõtteliselt nagu, keda kogu liiga ala hindab enim. Ja kõik valemid, kõik numbrid, kõik arvutused ütlesid, et Shane Battier on see mängija. Tõi Shane Battieri tiimi, koheselt võitud arv tõusis 10+ võrra. Sest et ta oli two-way player. No ta lihtsalt liimis selle meeskonna kokku ja Miami hiitis ka meistriks lõpuks. Ja ma ei tea, minu arust ta oli nagu perfektne 7. mees. Perfektne. See oli siis see nimi, mis kinnitas seda, et kasutada on AI abi. Aga lähme siis 4. koha juurde.
no ta on lihtsalt kõige vähem nimekam neist. Ta ei ole mitte üheski nagu minul ta ei olnud isegi selles pikas listis. Võib-olla ma unustasin ta ära, et seal, ütleme, selles esmases pikas listis ta oleks võinud mul olla ka. Jaa, aga seal on jälle see, et Starks mul oli näiteks. Kui sa võtad lahti nagu mingi analüütikute poolt koostatud neid liste, siis ta ei ole seal kuskil. Aga kui sa võtad lahti AI koostatud listi, siis seal ta on. Jaa, aga arvest... aga saada ka Wikipedia näiteks, ta on seal väga kõrgelt ära hinnatud ja nimetatud. No jälle jõuame sinna, et Ainsi ja Cooperit ei ole. Okay. Aga jah, Sõrmus on pikk karjäär, oma rolli täitis hästi kõik... Ma tahan nagu... Ma pigem olen Batieriga top 5 nõus kui sellega, et Kerr on top 10. Sorry. Aga ma ütlen, et ma tahan veel selle juurde tagasi pärast seda, kui me oleme selle räkiga juurde jõudnud, et nagu, et mida see ranking meile nagu natuke näitab võib-olla nagu laiemas plaanis. 4. koht 33 punkti ja nüüd tuligi jälle väike hüpe ja 3. koht on 35 ja siis tuleb veel üks hüpe ja siis tuleb veel üks hüpe. 4. koht 33 punkti, noh, ma mõtlen siis, mis tsitaadi ma teile vihjeks annan, oota. Võib-olla lihtsalt ütled, kes on ja... Ei, see arvamismängud on täitsa toredad ju. Nii. No... Miks ta näitab mulle pilt? Ma arvan, et nüüd peab see Horri tulema. Ei tule. Ei tule veel või? Siis peab... Horri oli sul 5, on ju? 6 vist isegi. Sest tal oli kunagi oli üks veebileht, nimega Grantland, mida juhtis Bill Simmons, oli läbi aegade parim spordiajakirjanduse platvorm, kuniks ESPN mõtles, et keegi enam ei loe pikk artikleid, et paneme selle asja kinni. Ja siis, aga enne seda, kui nad pandi kinni, tehti ühest sündmusest võib-olla Kosovo ajakirjanduse üks parimad nagu mälestusartiklid. Ja see tsitaat on selline, mis sa arvad, kas nad trahvivad meid selle eest? Igi või? Igi, jah. Ei, aasta oli... Ei, see on Artest. Jah. Stephen Jacksonile siis küsis, mis sa arvad, kas ta teab... Jah, peale mõnest päälesid. Ehk siis pandasõber, metavõrd, piss ja tal on nimesid mustmiljon tänaseks kõiki juba kokku lugedagi. Tema nimi on Ron Artest. Aga Ron Artest on siis 4. kohal mees, kes on... oli Indianas pikka aega, oli seal üks parimad kaitsemängijad, läks Lakersisse ja ma mõtlesin, kas see teine tsitaat oleks olnud liiga lihtne, ma mõtlesin, et Kobe söötis mulle palli. Ei, aga minul oli ta kõrge, mul oligi vist 4. Tema nüüd vist esimene mees. Kas ta on esimene? Jah, tema on esimene mees, kes on saanud... Ei, kas meil siiski Sipra või? Sipra rikkus selle mehe koha ära või? Erki pani näiteks Artesti 5. Otto pani 6. ja Ardo pani 3. No väga õiges ja Erki peab ja Sipra peab järgmises saates selle eest vastama, kuidas tal on Artest täiesti väljas. Kerr on. Aga võib-olla ta on äkki sellepärast, et äkki Artest on liiga hull. Ei, no selles mõttes sa pead vaatama. Mis ta väljakul tegi, eks ole? Mina olen Artesti karjääri jälginud sellest hetkest, kui ta sinna Bullsi võeti, Sacramentos mängijaks sai ja siis edasine kõik on juba ajalugu, et suur... Mul on natuke kahju, et teda sinna nagu... See Indianas oli ta tegelikult staar ja siis ülejäänud karjäärist tal oli selline nagu roll täita, aga kindlasti parimate rollimängijate topi algviisiku koht on teenitud. Mina Artesti päris pikalt keerutasin kohtadel 2-7 ja ma ei suutnud allapoole panna sellest, ma mõtlesin, et kuus ta seal vahemikus on, lõpuks panna 7. Panin selle pärast, et ta ei olnud sugugi treenerite ja managerite, kes on põhiliselt väga suured otsustajad, ta ei saanud olla nende lemmik, sest selle mehega lihtsalt oli liiga palju peavalu kohati kaasas. Ta tegi küll tiimi paremaks, Mina panin ta 4. sellepärast jälle, et nagu ma enne ütlesin, 5. sellepärast, et sellist meest mina küll tahan oma tiimis näha. Hullu. Ei, mitte hullu, sellist... natuke hull. Ta oli oma tiimi mees kõige lõpuks. Lõpuks küll. Täpselt.
nii, lähme edasi. Ma just ütlen, et ma avastasin siin tabelit vaadates, et on üks mees, kes sai sama palju punkte kui Steve Kerr. Kas ma mainime ta lihtsalt ära, sest tegelikult ta on siin esikümne piirimail, et äkki peaks enne esikolmikut ära mainima. Ta sai minult, siis sai 5. koha punktid ja Henrit sai 13. koha punktid. Tony Allen oli mul väga kõrgel hinnas, sest väga vähe on rollimängeid, kelle järgi on nimetatud terve meeskonna kultuur. Ehk siis Tony Allenit kutsuti Grindfatheriks. Ja eriti, kui sa oled veel tagamees. Ja Grindfatheriks ja Memphis kandis terve 10. nime Grit and Grind Grizzlies. Ja tema oli selle põhjus, miks seda nime kanti. Ehk siis nagu ülivähe neid rollimänge, kes tegidki kultuuri nagu selles tiimis ja tema on üks neist väga vähestest, kes seda saavutas. Ja ma arvan, et sellepärast ta vääris mul väga kõrget kohta. Nii, lähme siis 3. koha juurde või? Jah, 35 punkti ja siin ma tsitaati ei hakka ütlema, ütlen, et see on viimane mees sellest Bullsi tiimist, keda te kõik nii armastate. Kukoc. Ja tema ikka ei ole esimene mees, kes on saanud kõige punkte, ainult need esimesed 2 meest saiki, need ongi õiged mehed seal tipus. Kukoc, jah? Kes Kukocil ei andnud? No mis sa arvad, kes? Ei andnud. Erki pani Kukotsi 3. Õige. Ardo pani 2. 3. koht. Ja Otto pani vähemalt Kukotsi, no ma ei suutnud panna allapoole 8. kohtana. Top 10. Et ma pidin panema ta esikümnesse. Aga ma arvan, et eks me siis jällegi Henri eest me ei saa rääkida, läks ta siis järgmises saates põhjendab, aga ta oli ikkagi selle teise Freepiti ja mitte ainult Freepiti, ta selles Pippani tiimi ka. Ja ka hiljem. Ja hiljem ta mängis veel Sixersis, Bucksis. Miks minul oli Kukotsit raske hinnata, oli see, et ma alati arvasin, et tegelikult see on rollimänge. Et ma mõtlesin alati, et selles mehes on nagu, ta nagu natuke nagu enne Ginobili, et nagu seal oli palju rohkem veel kui see, mis me nägime NBA-s. Ja selles suhtes, et minul on nagu Kukotsist kahju see, et ta oma prime'i justkui raiskas ära ja siis, kui ta sai oma tiimi, siis ta ise, noored olid juba peal tulnud, ta ise ei olnud ka enam nii hea, aga 4-kordne NBA meister, et mis me veel tahame. Nii. Kubi 3-kordne. Aga Ardo, ta oli sul teisel kohal, põhjenda, miks ta nii kõrgele panid? Sest, et esiteks oli tol hetkel nagu Euroopa parim mängija, kui ta mängis Bullsis, siis ta oli tõsine grindija, ehk siis talle võisid teha, mis tahtsid nagu. Sa arvasid, et ta oli parem kui Vlade Divac ja Sabonis? Jah, kindlasti. Selles mõttes ta oli palju mitmekülgsem. Okei, Sabon ikkagi jõudis väga oma elu sügisel. Sel hetkel, kui nad NBA-s olid, siis oli Kukoc parem. Ja selles mõttes, et üks mees jõudis täitsa oma karjääri sügisel sinna nagu, et hilis sügisel, okei. Läks sinna, kus karjääriks Saunuks hakkas juba sulguma. ja Kukoc tegi kõike põhimõtteliselt ja selles mõttes sai... No väga hästi ei kaitsenud, aga see on üks... kui sa oled 2-0-8 ja siis sa kaitsed oma pikkusega niikuinii. Aga ta ju, mismoodi kõik pallid sisse kukkusid, eks ole, et see oli... Ja sellest tuli ju see suur tüli ka tema ja Pippeni vahel, see oli ükskord, kui Pippen keeldus väljakule minemast, kui Kukotsile viimaseks viskaks pall anti. Ja... Aga kas me oleme nõus sellega, et Aga ta oli selles mõttes jällegi, ongi, all-star mängud ja asjad, mis meil lugesid, ei läinud peale kohalikule publikule, midagi ei ole teha. Kas Kukoc oli parim rollimängija selles Bullsi dünastias või ikkagi pigem sina arvad, et see oli see Rodman, mis sest, et ta oli kaks korda all-star? Rodman oli parim rollimängija selles tiimis. Et selles suhtes, et kui me ei oleks seda 2 all-stari asja ja nagu seda kriteeriumid niimoodi paika pand, sest ilmselgelt Rodman oleks suht Rodman oleks võitnud selle ja kui sa seda ei oleks esimeseks pannud isegi Kirilenko ette, siis sul oleks mingi vigastus pea seest. Aga kuna meil oli see keeld, siis me ei saanud seda teha ja selle kriteeriumi järgi, mis meil olid ette nähtud, ehk siis maksimaalselt üks all-star on Kukoc parim Bulls, kes siin saab olla. Nõus. Nii, ja on 2 meest jäänud, kes olid kõigil meestel tabelites. Esimesed. Jaa, aga ma põhjustasin selle, et ma võin öelda, kes teine koht on. Ma mõtlen, kas sa põhjustas... Ei, tegelikult Henri põhjustas rohkem kui sina. Arvad? Veel kaugemal või? Jah.
jah. Henry põhjustas selle tegelikult. Jaa, aga mõtle, kui paljud mehed... Sina andsid tuge. Mõtle, kui paljud mehed oleks saanud tabelis nii palju kohti kõrgemale, kui ta oleks saanud kas või kellegilt 1-15 koha kas peale 3. kohta on ka mingi esimesed 2 on nagu kõrgemal kui teised siis või? No ma loetlen siis need esikolmikud üles võib-olla. Võib-olla need natuke reedavad liiga palju, aga last oled. Ühesõnaga, esimesed 2 on Robert Horry ja Andrei Godala, ütleme siis, nagu ma ütlen järjestust. Ardo pani esikolmikuks Horry Kukoc Artest, Otto pani Godala Battier Adams, Sipra pani Horry Battier Fischer ja Erki pani Kirilenko ja Godala Kukoc. Okei. Nüüd oleneb sellest lihtsalt, kuhu teised nimed panid, kui kaugele, kõigil oli need tabelis sees, nii Horry kui Godala, sest küsimus on, kui kaugele need visati, eks ole. Just. Aga ei no tegelikult siin vahe on päris suur. Godala on 40 punkti ja Horryl on 48 punkti, nii et ei visatud Horryt nii kaugele või midagi. Ja ütleme siis kohalt ka ära, et... Pigem on küsimus, et kes Igile ei andnud? Ei, kõik andsid. Ardo pani Godala siin vist 10. Otto pani esimeseks, nagu mainisin, Henri Sipra pani 11. Meil oli Igi. Ja Erki pani teiseks. Jah, ehk siis mina ja Erki nagu ma ütlesin pastaka alla. Saime biidist aru, Sipra tegi GPT-ga, see ei loe. Ja Ardo võib siis nagu... Ma tahaks hoopis teada, mis põhjusel te panete Igi nii kõrgele ja ärge öelge mulle Finals MVP, sest me kõik teame, et see ei loe. Mina panen ta sellepärast, et kui ta liigasse läks, ta mängis Philadelphias ja seal oli tal väga kindel roll, sest et kõik pallid läksid ju Iversonile. Hiljem Denveris ta oli justkui liider, aga ta ei olnud selline nagu alfa liider. Ta oli selline nagu... ta üritas panna selle meeskonna jooksma, söötma, Tai Lawson oli see mänguht, eks ole. Ja Denver mängis head. Ja ta mängis ka kossu, aga see ennudki Andrei Godala ei tohi olla nagu number 1, ta peab olema teises rollis. 4 on väga super. Aga miks mina panin Andrei Godala... Ja ma enne veel. Ma hindasin kõigil, kes ma sinna oma listi panin, ma alati panin nagu kaitse koefitsiendiga. Aga selles suhtes Allan ja Battier, need mul... Godala on natuke nagu Ron Harper, eks ole, ta tegi kõike. Skooris, kaitses, andis söötu, selles mõttes nagu suhteliselt, mingis mõttes sarnane tüpaaž, aga ta ei olnud mänguht nii nagu Ron Harper oli. Miks mina panin Godala kõrgele ja miks ma olengi esikolmiki Godala Battier Adams, sest need on need 3 mees, kes nagu kõige paremini käestab seda, et sa ei pea tegema suuri numbreid, et olla oma mänedžeri, oma treeneri ja oma tiimikaaslaste lemmikmängija, kes on kunagi olnud. Et nagu, kui sa küsid Steph Curry käest, kes on su parim tiimikaaslane, kes on nagu kõige nagu... Raymond Green. Ta tasemelt küll, aga Steffi parim sõber on Andrei Godala tänaseks tegelikult. Ja selle mõttes minu arust Godala, mis ta tegi, oli see, et ta omal moel muutis korvpalli nagu teise nurga alt, ehk siis nagu kui tema tuli Warriorsi, siis muutus võimalikuks see def line-up ja small ball, mis valitses NBA-d ikkagi oma ajajärgu. Eks ta tegi selle viisiku võimalikuks ja ma tean, Ardo, sulle see ei meeldi, sest sa alustad seda, et ärge öelge Finals MVP, aga ta on ainukene rollimängija, kes on saanud Finals MVP. Jaa, aga tegelikult peaks olema veel 2 inimesel, aga me ei hakka... Jaa, aga see on küsimus nagu selles, et kas me saame nimetada Finals MVP-d rollimängijaks? No, see on hea küsimus, selle mõttes, et... See argument mulle meeldib rohkem. Ja siis põhjenda seda ja siis ütle uuesti, miks Rodman ei saa olla. On nii tegelikult. On ju nii. Tegelikult see on natukene surnud ring, et nagu rumal ring tegelikult selles mõttes, aga ma nõustun sellega, et tal ei peaks seda Finals MVP-d olema. Selles suhtes... Vähemalt me saime nüüd sellele taaskord kinnitus. Aga see näitas mingis mõttes ära, et nagu parim tunnustus, mis sa said nagu 10-ndatel saada rollimängida, on see, et sina olid see mees, kes natukene tegi LeBron Jamesi elu keerulisemaks, nagu Kawhi ja Godala. See vise, mis löödi posta lauda ära, maksis neile ka tiitli. Ja lisaks Andrei Godala meest nagu, see ei ole küll Andrei Godala teine, aga Max Kellermani teine sõna, aga see on nagu ikkagi üks parimaid meemi üldse ju Kossu kohta, et if aliens attack Earth,
whom I want to shoot the shot if the galaxy is on the line. See ei ole aga tead, ma tean, et ta ütles seda. Jaa, aga see on sellepärast, et alati, kui oli vaja klatš visata, Iguodala tuli välja. No. Aga mul on tore, et ta on ju üks väga vähesed mehi siin listis, kes lõpetas oma karjääri suhteliselt hiljuti. Sa ei leia mitte keda, Chandler lõpetas 2020 nagu lõpus enam, algusest tähendab. Et siin sa ei leia kedagi teist, siin ongi ainult vanad mehed, aga me jõuame sinna. Robert Horry 48 punkti, Sipra ja Ardo panid esimeseks, nagu ütlesin, Otto jättis 10. kohale ja Erki pani 4. Ja ma ei tea, kummis peab põhjendama, kas sina esimest, mina 10. Kaamera on kus? Näe, siin on minu põhjendus. Ja klatš, nagu kui palju võiduvisked. Big shot Rob, jah. Ja teine asi see, et ta ka kaitses ei olnud kehva nagu. Mina oma 4. kohta ilmselt ei pea siis nagu väga põhjendama, aga ma keerutasin seal teda 4-7 ja ma miskipärast ikkagi, mul oli juba hirm, et äkki ta ei võidagi ja siis ma ikkagi lükkasin ta 4. Mul oli nagu see point ka, et nagu kurat, kui ta ei võida nagu seda listi, siis meil on nagu midagi väga jaa, aga see list ongi vussis, nagu me juba nägime. Siin on nagu mingid fiskasid sees, aga minu jaoks on nagu see, nagu teeb südamerahu, et meil on nagu vähemalt esimene mees on õigel kohal, et kogu maakera on hinnanud tema nagu tavaliselt parimaks rollimängijaks ja see põhjendatult. Jah, sest et ükskõik kuhu ta läks igal pool. Ja minu arust parim asi Horriga on see, et nagu ta on alati tuleb igas mingi tobedas ja rumalas debatis, et mingid oi, aga kui tal on nagu, mis sa arvad, et äkki Robert Horrils parim mäng, tal on 8 sõrmust mingi, ei 7 vist. 8 vist isegi. 8-7, väga palju need tiitlid tal on. Aga see ongi see, et nagu kule nagu, esiteks see on nagu tobe asi kahel põhjusel. Esiteks nagu kõik teavad, et Robert Horril on see nagu tiitlit põhiautor, aga teiseks nagu see ei võta vähemaks Robert Horry panust neisse tiitlitesse. Ja ta on kõigis oma tiimides on ta starter olnud. Panust on kõvasti. Algviisiklane, mida sa tahad siis? Igas tiimis on ta algviisiklane olnud ja kõik karjääri lõpus teati ta rohkem kui viskajat, aga kui ta liigasse tuli, see pani tonki ja ta oli äge mängija vaadata. Nii, aga võtame korra tabeli uuesti kokku, siis ma paar viimast küsimust 15. kohta ei tagama, siis Ainge Harper, Derek Harper, Tayshaun Prince ja Derek Harper ja Cooper, siis oli seal Adams 13 punkti, Curry ja Tony Allen 14 punkti, Kirilenko 15, Grant 16, Chandler 23, Ron Harper 26, Fisher 27, Pat Tier 28, Artes 33, Kukoc 35, Igi 40 ja Horry 48. Ja ma vaatan seda listi, ma vaatan ka need, kes on siin nagu joone taga, siin ilusasti Starks ja Odom ja väga tulid mehed, Türkoglu. Ja mis värk on, et meil ei ole nagu neid viimase 20 aasta nagu rollimängijad peaaegu üldse. Mis värk sellega on? Sest et liiga toodab nii palju staare ja see rollimängija roll ei ole enam nii hinnatud. Iga jobu on viimasel ajal ka All-Stariks saanud ja siis on see häda, ja teine on see, et mis me nagu võib-olla me kunagi hindame ta tegelikult on kahju. Jah, aga siis arvestades, kui tegelikult väga vinge karjääri on. Jah, aga samas on jälle see, et need reeglid ei olnud väga selged, väga head selles mõttes, et me oleks täna võinud Wemby ka sinna listi panna, sellepärast, et ta on ainult ühe korra All-Staril olnud, eks. No jaa, aga mina lähtusin veel sellest ka, et kõik, kes on oma tiimiga finaalis käik, isegi kui seda sõrmust ei saa, finaalis käik oli nagu siuke ka lisa. Ja teine asi on see, et aga kui päris aus olla, siis see on üks küsimus, on ju. Aga teine küsimus on, et kus olid Havlicekid ja kõik muud tegelased, on ju, et Havlicek oli ainult esimesed, oma 8 esimest aastat oli ta rollimängija, hiljem ta oli staar. Sest et tema John Havlicek või äkki sa segamine Hornatsekiga või? Ei, Havlicek, jaa. Havlicek oli 13 korda All-Star. Jah.
aga ta oli oma pool oma 60-ndatel All NBA first team 8-0 finaalis, mida sa tahad? Jah, aga seal oligi see, et ta tegelikult oli rollimängija. Suurem osa oma karjäärist, John Havlicek. Jaa, Havlicek oli 60-ndate Bostonis oli ta ei olnud algviisikus, aga 70-ndatel siis ta oli staar ju, ta oli staar. Täistaar, jaa. Ja siis teine vend, kes on 20, kurat, meestis play-offis 27 punkti. Ma tean, Finals MVP. Aga Finals MVP on meil teisel kohal ka. Ja teine asi, ütleme okei, et meil tegelikult sellest, see oli lihtsalt aga ma ütlen, et see ajastu 60-ndast kuni 80-ndate alguseni on meil tegelikult see mängust täitsa väljas. No aga me jätsimegi natuke ka meile, kes me ei oska neid nii hästi. Ma jätsin Ainsi ja Cooperi ka välja, sest et ma panin täpselt need, keda ma ise nägin mängis. Mida ma panen seda Sam Jonesi või kedagi teist, kui ma tegelikult ei tea, mis tema, kas ta oli see staar, kas ta oli rollimängija, ma ei oska neid 60-ndate mehist hinnata nagu. Ja 60-ndad on üldse raske hinnata, sest korvpall oli teistsugune, aga ma ütlengi, et sa küsid, miks praegused ei ole, sellepärast, et mul on raske öelda, kas sellest vennast võiks ka All-Star veel kunagi saada või mis iganes. Sa tegelikult ju tead, et sorry, aga sa tegelikult tead, et Michael Bridgesest väga suure tõenäosusega ei saa mitmekordset All-Star. Väga suure tõenäosusega, aga tal on see võimalus veel tühistada liste. Miks sa arvad, et ei saa? Okei, võtame siis teise näite, ma ei tea, Dillon Brooks on ju. Temast ei saa All-Star on ju. Aga kui me teeme 10 aasta pärast sama listi, siis ma imestaks, et Dillon Brooks on seal vähemalt honorable mention. Ja Tort näiteks on ju. No Tort võib olla kindlalt 5 aasta pärast juba. Derek White, et nagu neid mehi on nagu... White kurat käis olümpial ka ju. Selles mõttes on nagu raske. See on... Ma ütlen, kuskilt maalt nagu peaks nagu, ma arvan, et on hull vaidlemise koht, mis asi on rollimängija nagu. Et kui me selle nagu suudame selgeks kakelda mingi hetk, siis me võime millalgi uuesti selle listi teha. Sest et ma arvan, et tegelikult Manu peaks seal listis. Ma arvan, et Roodman peaks sellest listis. No esimesed 2. Jah, absoluutselt. 1 ja 2 on paigas, jah. Me ei räägi superstaaridest. Aga Manu ei olnud rollimängija. Ta oli ikkagi, ta oli dirigent, ta oli Manu maestro. oli vend, kellest varastati Finals MVP ära, nii et lähme edasi. Ei no, pigem on nagu see, et meil on kõigil silmad peas, ma arvan. Henry puhul võib-olla ei tea praegu. Ai, näeb kõike, Just, aga nagu vabalt see, kui sa kuulad meid, anna andeks tögamine, aga... Ei anna, mis asja? Me tögame, räägime päris nii nagu on asjadest. Aga näiteks, kui sa vaatasid, mina vaatasin seda nullindate Spursi, sa nägid, et Manu on selle nagu tiimi, ta on liider, ta ei ole rollimängija, vaid ta on midagi enamat kui rollimängija. Sa saad aru, et tema käes on pall, ta teeb asju, ta otsustab, tema otsustab väga tihti. Võib-olla see ongi, kes otsustab. Mina ei saanud teda panna puhtalt ühe asja pärast, et ta on ainukene korvpallur, kes on suutnud oma maa viia olümpiavõitjaks. Jaa, aga samas on jälle see, et selle otsustavad viskas ka Horri ära. No aga Horri alati spotab shooter, ta ei olnud ju... Ja, aga tema... Horri ei vedanud ühtegi oma tiimi. Ta oli küll teine, 3. number igas tiimis. Ginobili ei olnud ka number 1 mees oma tiimis. No ta oli nagu... Aga kui korvi oli vaja otsustada, ta oli tihti 2 või 3 ja kui Timmil oli halb päeval isegi 1. No neid päevi ei olnud palju. No mõni päev. Ega ma ütlegi, et okei, me praegu hakkasime juba vaidlema, aga tegelikult oleks vaja nagu täpsemalt ära märgistada iseenda jaoks, mis asi on rollimängija ja tegelikult, kui päris aus olla, siis sa küsisid selle, et miks neid tänapäevasid nimesid on, siis tänane päev, ma pakun, on veel rohkem role player heavy nagu need tiimid. Need jaotused seal, kui sa vaatad, mida keegi teeb, eks ole, kui me hakkame sinna jõudma, mis asi on rollimängija, siis sa näed neid tükke ja klotse nagu võib-olla veel rohkem seal, eks ole, kui neid kunagi olid, et kus... Kui me selle All-Star asja nagu kõrvale jätaks, siis kindlasti tuleks rollimängija sinna nii-öelda Mount Rushmore, või ütleme sinna teraviku tuleksid juurde Green, Laimbeer, siuksed poisid, kes... Jah, Laimbeeriga oli ka meil häda, tegelikult oli ta alguses kõvasti listides sees, sellepärast mina jätsin seda välja, kuna ma viitsin... Mina usaldasin Erkit rumalal kombel. Et Bill Laimbeer on super hea rollimängija, aga ta on 4-kordne All-Star.
et ka jällegi peaks olema tegelikult selles listis, aga näed, ei saa panna, eks. Et aga kui sa vaatad, mis mängu Bill Embiid mängis, kuradi rollimängijad rohkem nagu nii kastis nagu. Aga ma toon teise nurga siia, minu jaoks näitas... Aga ta oli Bad Boys Pistonsi põhitsenter, mida oli nagu unustada, eks. Minu jaoks näitas see ikkagi tabel ka seda, et ega sul polegi muud võimalust üldse nagu jääda rolli mängida meelde, kui sa ei ole mingi kuradi dünastia tiigene. Et nagu üliraske, nagu Shane Batter on võib-olla ainukene, see on ka... Ja, aga ta see tiitli, noh. Ta see tiitli, aga ta ei olnud dünastias nii-öelda. Ta ei olnud nagu Cooper või mingi Kerr või Kukoc. Tol hetkel ikkagi oli dünastia, tuli selle osa. Heat oli see 2 tiitlit, see pole mingi dünastia. 2 tiitlit pole mingi dünastia. No palju on neid, kes on 2 minu jaoks algab see tiime on 6 tiimi või 7. Ma olen nõus, aga minu jaoks algab dünastia 3. Okay. 3 tiitlist. Kõik õige. Aga see selleks, ma lihtsalt ütlen nagu seda, et nagu kahju on nagu minu arust nagu need mehed, kellel ei ole nagu seda mingi... Seda aga nagu... minul olid siuksed mehed. Mul on kahju, et sinna joone alla või nagu need kes veel ei saanud isegi seda honorable mention, kes jäid veel sealt joonest ka alla, et seal oli päris häid poisse ja siis Starks, Williamsid, Crawfordid, asjad, et need ongi need, keda, kuna nad ei olnud mingi dünastia liige, siis nii ongi, eks. Et tegelikult mulle kõige rohkem kahju, sest John Starksi asjast oli ikka nagu üliülbe kossu vaatamine oli. Ja pikk karjäär ka. Ja kui suurest seda vaatasin ka, pluss need meeletud tongid nagu, mis sellest Babyface'ist tulid, on. Et see, kuidas pandi suuri postrid tol ajal, eks ole, kus mängiti palju jõulisemalt kaitses. Aga mul oleks John Starksist kahju päriselt siis, kui sa ei oleks olnud ainus, kes seda pani, kuna meie kolmekest võib-olla olemegi kõik pupujukud. Aga oletegi. Ma ikkagi ei saa üle. 3 meest, Rick Smits, Kirilenko ja Kirilenko on eri kaasus. Ja Türko Gluu. Need 3, kõigil oma roll, kõik on käinud, Kirilenko finaalis ei ole käinud, teised on oma meeskonna vedanud finaali rolli mängijana, sest neil on roll selline. No sama hästi võin öelda seda, et kus teil oli Steven Adams? Keegi isegi maininud teda, ma olen ainukene, kes nagu... Ma ei tahtnud live playerit panna. Ei tahtnud, jah? Mul ei olnud ühtegi, kui sa vaatasid, mul ei olnud ühtegi. Yeah. Minul ka ei olnud vist. Või... Ei olnud, jah. Et seal oli see mingid Alex Caruso ei, mul neid ei olnud. Ja, aga ma ütlegi, et Caruso tegelikult on rollimängijate ütleme seal top 25 kindlasti sees, aga selles mõttes on tal ikkagi 2 tiitlit tänaseks juba erinevat, et mis meeskondadega, kus ta on ja ta mängib kindlat ja selget nagu raamistikku nagu tema mäng koosneb teatud elementidest, mida ta peab väljakul täitma, eks, ülesannetest. Et see on nagu kindlalt rollimängija ja ma arvan, kunagi ta on selles edetabelis sees, et kes ta sealt välja jätab, et see on tutuluutu. Tyson Chandler oli muidugi see mees, kes oli ainult 1 tiitlimeeskonnas, et tema vähemalt oli see, kes nagu pigem rändas natuke ringi, eriti just karjääri teises pooles, aga vähemalt on mingi mees, kes ei olnud dünastia liiga, aga see ikkagi päris kõrgele kohale. No, aga ikkagi tal on ka sõrmus. Ja see Mavsi 2011 ikkagi on... Kui me vaatame siin ilma sõrmuseta mehi, siis tänu minule ja Henrile siis Tony Allen nagu sai, Tony Allen ka 2008 Bostoniga, eks ole. Kirilenko on siin sinu ja Kirilenko Adams ongi 2 mees, kellel pole sõrmust ja Derek Harper muidugi ka tervitused, ma ei tea, Lussuliiva või ma ei tea, kus iganes ta on. Sel ajal Cancuni rahasid ei teenitud. Selle koha peal. Aga tõmbame otsa kokku. Ja kui ütlesime saate alguses, kui unustasime kellegi, siis palun andke meile märku. Kirjutage siia samasse ja kritiseerige seda listi. Kritiseerige listi, see 15 sai teile ette loetud juba ka. Et nüüd kõik Kirilenko fännid ühinege, hakkame piketeerima. Just samamoodi ka näiteks, ma ei tea. Te võite Vene saatkonna ees seda piketeerimist. Kirjutage chati Henrile, mis ta tema listist arvest. Mis ta arvate? Ei, ennem oli teema, mul on uus teema, mida te võite siia alla kirjutada. Kirjutage siia alla, mis te arvate, millist AI-d Henri Sipra kasutas oma listis? Krokk. Ei tea. Okay, aga tõmbame kokku ja suur tänu, et kuulasite ja vaatasite. Tšau. Ja minge suusatama.